No ei juhtu just väga tihti seda, et me teeme proovisõitu autosalongis sees ja seda me just Ideaalautos teeme ja meie kasutuses on üks üliäge BMW. Ei, kindlasti ei ole see tavaline auto, aga salongis on jah, päris mõnus on proovisõitu teha, et siin on ruumi ja... Miks just see BMW, kus see tuli, see näeb ikka väga edev välja? Me BMW-sid ju toome kogu aeg, et me toome tellimusena neid klientidele ja me seisame ka selle eest, et meil saalis oleks põnevaid autosid. Et see on nüüd jah, üks põnev auto, mida siis saalis saab tulla vaadata ja näha ja osta. Kas täna on mõistlikum kasutatud autot osta Eestist või Euroopast? No Euroopas saab kindlasti rohkem valikut, saadki enda meelepärase auto valida ja hinnad võib-olla ka kohati on soodsamad, et sõltub autodest, et selliseid autosid ju Eestis väga palju ei ole, et selliseid me peame otsimagi Euroopast. Saksamaa on üks põhiriike, kus tuuakse Rootsist palju ja viimasel ajal on ka Soome, nagu kui vanasti olid veel Holland ja Belgia, siis neid riike täna nii palju ei ole, aga ütleme Soome on see, kus tuuakse just peamiselt elektriautosid, kuna seal on ka turul neid rohkem. Kas ainult selle valiku pärast või vaadatakse seda, et näiteks läbisõidud on seal palju väiksemad? Või mida üldse kasutatud auto puhul nagu kõige rohkem vaadatakse? No ikkagi seda varustust, et mis varustusega auto on ja kindlasti hinda ja läbisõit eestlastel on eluaeg teemaks olnud see, et kui osades riikides läbisõit nii teema ei ole, siis eestlase jaoks on ikkagi läbisõit väga teema. Tegelikult see Euroopast ise tellimine on võrdlemisi keerukas protsess neid taga ajada, veenduda, et see kuulutus üldse päris on ja et sa petta ei saa, et miks on mõistlik näiteks kas või Ideaali kaudu auto tellida? Ise, ma arvan, on väga keeruline. Et ma tean, on inimesi, kes on seda teinud, kellele see meeldib, lennata kohale, vaata auto üle, sõimida need lepingud, tulla mööda maad sellega ise ära, et osadele see nagu sobib, aga enamusele ikkagi see on väga keeruline ja seal on palju riske tegelikult, mida sa isegi ei oska nagu näha. Ja need, kes ei kannata oodata ja Euroopast otsida, siis alati saab tulla salongi ja valida siit meelepärane välja. No just, et tegelikult meiesugused ja ka Ideaalauto ju seisavadki selle eest, et meil oleks saal autosid täis ja meil oleks võimalikult erinevad ja põnevad autod, et kas see sama auto sellepärast sai ka saali toodud, et on inimesi, kes tahavad ikkagi katsuda, proovida, näha, siis need on olemas saalis ja saab ka siit alati võtta. Lihtsalt ongi mõne mööndusega, et ei ole lõpuni see, et värvilahendus või lisade pool, aga siis saaks kohe tulla ja võtta. Siis on päeva küsimus võib-olla. Hommikul tuled vaatad, õhtul juba sõidad välja.